Tere kõigile! Ma ei tea, kas konfliktist nüüd ainult, aga seda ka kindlasti. Ning ma alustan siis nii-öelda algusest. Tegelikult algusest on asi kaugel, sest algus oli juba pronksi ajal Eesti ja Taani suhetel või veelgi varasemal äkki. Aga kuidas see olukord siis 1200 välja võis näha? See on nüüd poliitiline kaart, aga ma näitan seda sellepärast, et juhtida tähelepanu, kui sarnased on Eesti ja Taani. Ja minu veendumus on küll, et Eesti Taani erisuhted või teatud siuke vastastikune sümpaatia ulatub juurtega juba väga ammusesse aega. Ja tegelikult üks selle põhjuseks on siis just see, et me mõlemad oleme väga merendusliku kultuuriga maad. Üks on siis Läänemere ühes otsas ja teine on Läänemere teises otsas. Ning mõlemal on palju saari, pikk rannajoon, nagu ma ütlesin, merenduslik kultuur ja tegelikult ka loodus on ju ikkagi üsna sarnane. Eks kliima võib-olla natukene on soojem seal Taanis, aga ega väga suurt vahet ka ei ole. Nii et kuidagi viisi nagu see seos on kuidagi alati olnud. Ning kui nüüd rääkida täpsemalt siis 1200 aasta ümbrusest, siis muidugi kõigile tulevad kohe meelde saarlaste rüüsteretked. Igaks juhuks peaks ütlema, et ega nüüd alati need piraadid siit Läänemere idakaldalt, et nad ei olnud ka ikka alati saarlased, vahest nad olid lihtsalt eestlased ja küllap nad ikka olid nagu sealt mujalt Eesti rannikult ka. Aga Henrik, kelle baas nii-öelda oli siis Riia ja Riia ümbrus ja sealsed sakslased, tema jaoks kindlasti saarlased olid palju käega katsutavamad ja palju reaalsem oht kui siis näiteks Virumaa võimalikud piraadid või mingid Harjumaa või Lääne-Eesti meresõitjad. Nii et võib kindlasti öelda, et Läti Henrik on saarlased omamoodi kuulsaks kirjutanud. Aga kui me teame, et saarlased ja eestlased pidasid või siis nagu korraldasid neid rüüsteretki, need sidemed nüüd ainult ühepoolsed ju ka polnud, loomulikult ka vastu ju viikingiaegsed viikingite kuningad ja lihtsalt viikingid rüüstasid siis meie alasid. Küll aga võib öelda, et kuna see Eesti on Balti riikidest ilmselgelt kõige pikema rannajoonega ala, et siis tõenäoliselt suurem osa nendest idateede meestest ikka kuskilt Eesti ja natuke ka siis Läti rannikult pärit olid, tõenäoliselt küllap suur osa neist saarlased olid. Aga suhted olid ka vastupidi, nii et selle illustreerimiseks näide siis tegelikult 10.–11. sajandist, natuke varasem kui see aeg, millest ma muidu räägin, aga minu arust hästi huvitav kaart. Vaadake selline nõel, mis ei ole mitte ainult naiste ehe, vaid mis on olnud kindlasti nii meeste kui naiste ehe. Ja nagu te kaardilt võite näha, siis see on selline tüüpiline saarlase ehe, mida on siis leitud Eestis ainult mujalt ranniku Eestist. Saaremaa on ju nii kultuuriliselt väga sarnane Lääne-Eesti ja Tallinna ümbrusega ja isegi kusagil sealt Tartumaalt pole mitte ühtegi eksemplari teada. Ja need üksikud eksemplarid, mis on teada Lätist, on siis liivlast sellised matused, mis tõenäoliselt on Saaremaalt pärit naised. Neil on ka teised Saaremaa asjad kaasas. Aga Taani suhtes, nagu näha, Skandinaavias ma vestlesin väga paljude kolleegidega, muidu on küll Kesk-Rootsiga väga tihedad sidemed, aga neid nõelu ei ole. Ja tegelikult ega neid meilt pärit asju ja eriti veel nii selgelt eeskätt Saaremaalt või Lääne-Eestist pärit asju teisi polegi. Niisugune täiesti etniline marker nii-öelda, et kohalik ehe. Ja nagu näha, natukene on neid Gotlandil, aga enamasti on nad siis Taanis. Tavaliselt on nad leitud mingite kaubitsemiskeskuste juurest, aga vähemalt ühel juhul ja nimelt Trelleborist on see leitud niisugusest kohast, mida peetakse palgasõdurite matuse kohaks. Nii et siit veel üks selline võimalik seos, et kõik need Saaremaa ja Taani meresõitjate omavahelised suhted ei pidanud sugugi olema ainult rüüsteretkede tasandil, vaid üsna kindlalt siis on ka olnud nii-öelda natuke kas ta võib küll nii nimeta, aga mõnevõrra ikkagi rahumeelsemaid suhteid, kaubandust ja miks ka mitte
et noored mehed läksid mõne sealse pealiku teenistusse või siis ka vastupidi. Aga nüüd see oli siis nii-öelda see taust, viikingiaegne taust ja olukord 1200. aastaks oli mõnevõrra juba muutunud, riigid olid välja kujunenud kõikjal Eestimaa ümbruses ja ega neid viikingiretki niimoodi, et võtame, ma ei tea, mehed kokku ja lähme 2 laevaga, ega seda enam nii lihtsalt teha ei saanud, sest nii Rootsi kui ka Taani kuningad olid ikka pannud püsti päris korraliku rannakaitse piraatide vastu. Ning mis me teame nendest rüüsteretkedest? Me teame ju põhiliselt, mis Henrik kirjutab, aga natuke teame ka varasemat. Ja varasem, mida siis on teada, 2 allikat, mis räägivad siis 1970. aasta retkest, kus tõsi ei mainita saarlasi, küll aga kuralasi, mis kohati võib ka tähenda saarlasi ja eestlasi, ning seal saadi küll lüüa nii-öelda, aga Taani suhetesse see puutub siis sel moel, et rüüstati Taani alasid ja jääb natuke nagu selline mulje, et tõenäoliselt tehti seda teatud liidus Rootsiga. Rootsi-Taani olid 1970. aastaks juba mõlemad omaette riigid ja sel hetkel olid nad omavahel sõjas. Nii et see pole üldse mitte vähetähtis. Ilmselgelt need rüüstajad nagu rootslaste kallale tungi ei kartnud. Alguses nad ollagi arvanud, et need, kes neile vastu tulevad, on rootslased ja et pole muret, aga olid hoopis taanlased ja need eestlased said siis lüüa. Kuid huvitav fakt, eriti järgneva jutu taustal, ma arvan, et võimalik, et siin oli tegemist juba mingi omavahelise kokkuleppega, mingisuguste suhetega, kes teab. Üldiselt mõnikord järgmine, millest on teada kirjalikes allikates, on siis natuke segane 1997-1998 on kas rootslased või taanlased korraldanud retke Kuramaale, mis siis suure tormiga oli nad hoopiski viinud Virumaa randa. Kas nad tulid sealt, kus nüüd see nool näitab, see ei ole kindel, see on lihtsalt, võib-olla hoopis tulid nad Kesk-Rootsi kaudu, see on niisugune illustratiivne. Ning seda on juba Läti Henrik maininud. Tema juba teab sellest rääkida, on väga nördinud, et kui Virumaad siis rüüstati, siis rahvast ristima ikkagi ei hakatud. Ning mõni aeg hiljem, 1203, astuvad siis just nimelt Saaremaa mereröövlid nagu väga selgelt kirjalikesse allikatesse, kui Henrik kirjeldab, kuidas ristisõdijad täitsa kogemata Vispi lähedal puutuvad või üldse oma retkel juba varem puutuvad kokku siis Saaremaa mereröövlitega, nimelt 16 laevaga. Ning siinkohal tuleb kohe öelda, et kui vaadata, kus Läti Henrik kirjeldab saarlaste rüüstiretki või üldse ka kuralaste eestlaste rüüstiretki, Läti Henrik kirjeldab ainult neid kordi, kui mingil põhjusel kohtuti ka sakslastega ja see puutus kuidagi sakslastesse. Läti Henrik ei kirjelda, tema eesmärk ei olnud kirjutada maailma ajalugu või regiooni ajalugu. Tema kirjeldab seda, mis oli tähtis Riia ja Riia sakslaste ja Liivimaa kiriku jaoks. Nii et pole eriti usutav, et kõik retked, mis saarlased võib-olla siis kuskil ette võtsid, eks ole, et iga kord juhtusid nad ikka sakslastega ka kokku. Et seda ilmselt ei juhtunud, nii et kui palju neid retki seal tegelikult võis olla, me tegelikult ikkagi üldse ei tea. Me peaaegu, et mitte midagi selle kohta ei oska öelda. Tõenäoliselt ehk oli neid mõnevõrra rohkem. Aga kui ma ütlesin 1170, jääb selline mulje, et taanlaste vastu astutakse, ollakse rootslastega liidus, siis oli tegelikult tõenäoliselt tegemist umbes 300 mehese seltskonnaga. 1203. aastal, kui Henrik kirjeldab, et oli 16 saarlaste laeva ja üsna selgelt annab mõista, et laevas oli 30 meest, siis see tähendab, et see oli umbes 500, natuke alla 500, täpselt ei tea, 500 meest ründasid nagu Taani valdusi.
Et see ei ole enam tegelikult mingi selline väikene oma küla viikingite rüüstamise retk, vaid see on ikka päris korralik ja logistiliselt võrdlemisi keeruline aktsioon. Ja jällegi 1203 võib näha, et need saarlased siis, nende baas nii-öelda või et nad saavad tegelikult vabalt peatuda Ojamaal ja et ojamaalastega tõenäoliselt on neil mingi leping ja rüüstatakse ikkagi Listerpüüd, mis on siis nagu Taani valdus, Taani tolle ajal, nagu siit pildi pealtki näha on, oli suurem. Nii et jällegi mingi Taani vastane aktsioon, vaevaltelt ka täiesti juhuslik. Novembris 2002 oli surnud Taani kuningas Knut ja kohe, niipea kui meri läks lahti, järgmisel kevadel korraldati siis see retk, nii et võib arvata, et saarlased olid hästi informeeritud, niipea kui info jõudis, et on uus kuningas ja järelikult mõnda aega on rannakaitse nõrgem, sest kõik need vasallitõotused ja muud asjad tuleb uuendada, siis kasutati seda kohe ära ja asuti teile. Nii et jah. Nüüd, nagu ma ütlesin, et saarlased olid Henriku jaoks sellepärast olulised, et nad kontrollisid väga olulisi mereteid. Ja see on lihtsalt üks kaart ühest teisest ettekandest, aga siin on siis nagu näha, mis on need tõenäoliselt olulisemad kaubateed, aga eks kaubateid mööda sõitsid ka pahade kavatsustega inimesed väga sageli. Ja nagu näha, kui tuldi ka lõunapoolsest Skandinaaviast ehk siis Taani poolt ja eesmärgiks oli kaubandus Venemaaga ja mis enamasti ju toimus kõigepealt Soome lahte ja sealt ilmselt siis edasi näiteks kas paatidega või ka hoopiski oodates talve ja taliteid mööda, siis ikkagi mindi Gotlandi juurest üle ja ikka sellest Saaremaast tuli mööda sõita, nii et saarlaste selline saarlastega arvestamine oli väga-väga oluline. Ja nagu me nägime juba 1203, et nagu ma mainisin, et saarlased peatsid Gotlandil ja neil oli ilmselt gotlandlastega leping või mingisugune rahu tehtud. Milline, me ei tea, Läti Henriku jutt, kuid Gotlandi nad olla võisid, neid ei rünnatud, gotlandlased ei rünnanud neid. Tõenäoliselt tähendas see ka seda, et Gotlandilt endalt lähtunud laevad, mis läksid ida poole, kas näiteks kaubanduslikel või muudel eesmärkidel võisid arvestada, et nad saavad Saaremaa vetest puutumatult läbi. Tõenäoliselt leping on ju tavaliselt ikka kahepoolne, eks ole. Samuti võib mainida, et saarlased Läti Henriku jutu järgi olid valetanud, et neid ei tohi rünnata, sest neil olevat ka Riiaga rahuleppe. Henrik ütleb, et see oli vale, aga tegelikult oli see suhteliselt tõenäoline. Sel hetkel, see oli ju 1203, oli ikkagi sakslaste sõjaline jõud Liivimaal veel väga nõrk, merenduslikult peaaegu olematu, saarlased kontrollisid kõiki sissepääsuteid ja ilmselgelt konflikti otsimine saarlastega oleks olnud täiesti mõttetu ja see tegelikult tuleb ka välja. Albert, kes oli ristisõdadega kaasas, püüdis neid igati pidi tagasi hoida ja lõpuks jääb mulje, et ega need, ma ei tea, noored ristisõja teele asunud mehed lihtsalt ei arvestanud piiskopi keeluga ja ikkagi ründasid neid saarlasi. 2 laeva siis nagu vallutati ja Henrik muidugi esitab seda kui suurt võitu, mis ilmselt nii väga suur võit just ei olnud. Mis meil järgmine see kaart on? Nüüd 1206. aastal on järgmine koht, kus saarlased nii-öelda tegutsevad, Henriku kroonikas. Ja Henriku kroonika andmetel nimelt Taani kuningas oli siis kaua kogunud oma vägesid ja rünnanud Saaremaad ja ehitanud sinna linnuse ja siis oli selle ikka ise ära põletanud, kui sügis hakkas jõudma ja oli vaja ära sõita. Ja ühesõnaga nii oligi. Taani enda allikad, mis on tegelikult täiesti väga usaldusväärsed allikad, mainivad, et toimus retk. Initsiaatoriks oli Anders Sunesen ehk siis Lundi piiskop. Aga see ei toimunud teps mitte Saaremaale, see toimus hoopis Ravalasse ehk siis Tallinnasse.
millest muidugi lähtub siuke huvitav arutelu Tallinna olemasolu teemadel. Kumb nüüd õige on? Kas nad siis nüüd tulid nad siis nagu Tallinnasse või tulid nad siis nagu Saaremaale või tulid nad mõlemasse kohta? Kui nüüd vaata jälle Läti Henrikut, siis taas kord, esiteks Läti Henrik taanlasi ju ei salli, sest taanlased, nagu ta ütleb, on võõrtöölised issanda Viinamäel, mis tegelikult õigusega kuulub Liivimaa kirikule. Aga kristlased nad ikkagi on, nii et nii halvad nad ei ole kui paganad, aga mitte suurt vahet ka pole, eks ole. Et suhtumine taanlastesse on suhteliselt selline negatiivne tegelikult. Ja ka taanlastega seoses, ega Läti Henrik ikkagi ei räägi nendest asjadest, mis ei puutu Liivimaa kirikusse või üldse Liivimaa sakslastesse kordusse mingit otsapidi sellesse ristisõtta, kus siis mida siis sakslased nii-öelda juhivad. Ja põhimõtteliselt see lugu, kuidas Taani kuningas olevat olnud 1206. aastal Saaremaal, ega see ei ole üldse lugu sellest, et Taani kuningast oli Saaremaal. See on lugu sellest, kuidas Lundi peapiiskop Anders Sunesson tuli Riiga. Ja lihtsalt sellega seoses on siis ühtasi ka ära mainitud, et kuidas ta sinna Riiga siis niimoodi sai, ta tuli sinna selle pärast, et et kuna kuningas oli ju Saaremaal ja lahkus sealt ja sealt siis piiskop tuli hoopis talveks Riiga. Nii et kas nüüd see, mis siis nüüd täpselt toimus? Kuidas see linnus sinna Saaremaa rajati, kas oli üldse mõeldud mingiks pidevaks, nagu jäävaks punktiks või oligi see lihtsalt ajutine kindlustis, sellest ei tea nagu keegi õieti midagi. Muidugi kogu see linnuse rajamise lugu on omamoodi kummaline, sest kui lugeda Läti Henrikut ja mulje, et üldse taanlastega kuidagi taanlaste poliitika oleks olnud hoopis teistmoodi kui sakslaste või venelaste poliitika, et mitte ei võeta üle eestlaste linnuseid, vaid kusagile maabutakse, nagu mingit erilist vastupanu nagu polekski ja hakatakse hoopis ise linnust ehitama. See siis on 1206. aastal, sama on 1219 Tallinnas ja 1222 jälle Saaremaal ja kõik nagu sama stsenaariumi järgi, mis võiks siis tegelikult ikkagi ka jälle viidata sellele, et kuidas Henrik neid sündmusi on tahtnud nagu kujutada. Aga võib ka arvata, et Taani kuningas, kes oli tolle ajal Läänemere kõige olulisem merenduslik jõud, aga nagu siin alguse kaardist nägite, Läänemere nii-öelda sissepääsu juures, lääne otsas, Läänemere ida otsas olid siis umbes samas positsioonis saarlased ja rannikueestlased ja eriti saarlased, kes kõiki teid kontrollisid, et ehk oligi mõistlik tegelikult ajada pisut kompromissialdimat poliitikat, tugineda rohkesti lepingutele, muidugi sõjaline jõud käib sinna kõrvale, aga siiski. Juhtus, mis siis juhtus, igal juhul Saaremaa või tähendab Eestimaa üleüldse vallutamine jäi katki 1208 seoses siis sellega, et Anders Sunessoni suguvõsa sai lüüa ja tõmbus aktiivsest poliitikast mõnevõrra tagasi. Nii et erisuhetes Eesti ja Taani vahel jääb siis nagu tühimik ja järgmine kord toimub siis uus kuningas Valdemari retk Tallinna 1219. Selles retkes iseenesest saarlased ei osale, kuid Tallinna vallutamine kutsub kohe esile saarlaste vastureaktsiooni, et Läti Henriku kroonikast võib lugeda, et vallutatakse küll nagu Tallinn, aga vihaseks saavad saarlased umbes niimoodi. Ja tegelikult see sama asi oli toimunud ju Riias natukene varem, kui sakslased vallutasid Riia, siis on näha, et see häiris saarlasi isegi väga, üritati panna kokku koalitsiooni, Riia tagasi vallutada ja saarlaste omamoodi tugipunkt oli ilmselt üldse Daugavpils sadamas, aga see on muidugi natuke teine teema. Igal juhul Tallinna ülevõtmine häirib saarlasi väga selgelt ja 1221. aastal siis on teada, et saarlased tulid suure laevastikuga, jutustaja on muidugi jälle Henrik ja piirasid Tallinna 14 päeva,
kus oli siis Taani kuninga linnus, mis on tegelikult natuke mõelda, et see linnus oli Toompeal. Toompea on 3 küljest ligipääsmatu, põhimõtteliselt see linnus oli ju vallutamatu, et nad 14 päeva, kas neil oli nagu mõte ilmselt, et nad näljutavad nad sealt linnusest välja, sest ta nagu võrdlemisi raske on ju niimoodi rünnata. Igal juhul see kirjeldus on taas jälle segane, võib arvata, et Henrik midagi ütleb, midagi jätab ütlemata. Olevat ilmunud 4 kuge, saarlased merele. Saarlased olid vaadanud, et tuleb abiväge ja lihtsalt minema purjetanud. See selleks, aga Taani kuninga reaktsioon oli siis nagu täiesti ebanormaalselt jõhker, kes olevat siis saatnud mingid karistussalklased, põhimõtteliselt Ravala, Harjumaa ja Virumaa pealikke, oli see Virumaa või Ravala? No igastahes eestlaste pealikke üles pooma, kust võeti see jõud vast vallutatud maal, vast piiratud linnusest, äkitselt siis nii-öelda üles pooma inimesi, kes olid ilmselt pahaaimamatult tagasi koju läinud ja midagi sellist ei oodanud. Kuidas see nüüd toimus, ei tea. Henrik teab ainult öelda, et neid õnnetuid siis süüdistati selles, et nad on liitunud saarlaste salaplaanidega, millised need iganes siis olla võisid. Igal juhul see salaplaan läks aia taha ja järgnes Taani kuninga järjekordne retk Saaremaale 1222. aastal. Vaata selle pildiga, seda eriti illustreerida ei ole. Jällegi kirjeldab Henrik ainult ilus pikk kirjeldus, kuna see puutub väga selgelt Liivimaa kirikusse ja muidugi ordumeistrisse. Nimelt taas seesama stsenaarium, kuningas maabub lihtsalt Saaremaal. Me Kersti Markusega oleme mõelnud, et äkki võis see olla maasilinn, aga see on juba ka natuke teine teema, igal ajal kuskil, ja hakkab kohe kivilinnust ehitama. Mis peab siis tähendama, et kas mört oli kaasa võetud, mis ei ole võimatu, või oli see juba eelnevalt koha peal valmis, igal juhul kive nad ilmselt Taanist tooma ei hakanud, nii et kuskile kivimuru lähedal see pidi olema, ja tegelikult kui hakata kivilinnust ehitama, siis see tähendab, et olukord on mõnevõrra juba stabiliseerunud. Üldiselt varulikul maal ikka katsutakse kõigepealt rajada endale kiiremas korras käepärastest vahenditest mingisugune kindlustis. Läti Henrik mainib küll lühidalt ka vastupanu, aga see on niisugune napisõnaline, eriti võrreldes jätkuva kirjeldusega. Ja siin võivad olla hoopis teised põhjused, nimelt ükskõik mida iganes taanlased Eesti aladel ette võtsid, Läti Henrikut uskudes, mitte kunagi nad ise hakkama ei saanud, alati pidi ikka tulema keegi neile appi, enamasti oli siis keegi Saksa soost, Tallinna lähedal olid need vendid, eks ole, igal juhul keegi nagu neile Läti Henriku järgi alati appi tuli ja siin Saaremaal siis 22. aastal ka, et üks Saare, küll kuninga vasall, aga siiski nagu Saksamaalt pärit Albert siis abistas kuningat saarlaste alistamisel. Igal juhul seejärel laekus sellesse kuninga linnusesse ülimalt kõrgetasemeline delegatsioon, kus oli siis piiskop Albert ja ordumeister, tähtsamad orduvennad, liivlaste esindajad ja nii edasi. Toimusid läbirääkimised, mida Henrik kirjeldab küll väga oma mätta otsast. Jääb umbes selline mulje, et nad olid väga võrdväärsed läbirääkimised, mille tulemus oli ainult see, et sisuliselt nagu need Riia sakslased siis tegelikult tunnistavad ennast Taani kuninga vasalliks ja lubavad siis neid edaspidi aidata võitluses paganate vastu. Pikemalt pole sellest pikemalt võimalik rääkida. Küll aga siinkohal paslik näidata näpuga sellisele asjale, et võeti ka pantvange, mis ju keskaja lepingute puhul oli väga oluline, alati peaaegu kinnitati leping pantvangidega. Kui on mõlemapoolne võrdväärne leping, siis saavad mõlemad pooled pantvange, aga Läti Henrikust ridade vahelt tuleb välja, et täpselt mitte nii ei olnud. Pantvange andsid ainult sakslased ning taanlastele, aga vastupidi seda ei toimunud, mis on iseenesest juba märk sellest, kes siis nagu domineeris selles lepingus.
Ja ilmselgelt see saarlastele ei meeldinud, sellest pikemalt ma olen kirjutanud mitmel pool, kaasa arvatud siin raamatus, keda huvitab, et miks ma niimoodi arvan. Tõenäoliselt olid saarlased arvestanud millegi muuga, tõenäoliselt olid neil eelnevalt lepped Taani kuningaga, et Taani kuningas üldse sai maabuda ilma olulise vastupanuta, hakata kohe kivilinnust ehitama, kuid nüüd siis selgus, et see ikkagi ei vastanud tõenäoliselt ootustele. Ja selle tulemusena siis, nagu me teame, saarlased valutasid selle linnuse tagasi ja seda kirjutab Henrik väga, väga pikalt, kuidas siis toimus, kuidas kiviheitemasinate abil ja nii edasi. Ja nüüd jällegi vahetatakse pantvange ja Riia piiskopi vend Theodorik, kes oli siis ennem olnud nii-öelda sakslaste pantvang taanlastele, jäi nüüd edasi saarlaste juurde pantvangi ja lisaks temale siis veel 7 kõrgest soost taanlast, kes nad siis võisid olla, me ei tea. Mis näitab ka taas, nagu me ka jutust teame, et nüüd olid domineeriv pool saarlased, sest et nemad said pantvang, aga nemad ise pantvange ei andnud. Ja ma arvan, et see on tegelikult päris oluline see pantvangide küsimus, sest et kui järgnes seejärel eestlaste pealetung ja lüüa saamine, siis selle tulemusena ütleb Henrik, et piiskopi venna Theodoriki saatsid saarlased tagasi. Kuigi ei ole ju juttu sellest, et saarlasi võideti, et Saaremaa ju vallutati hoopis palju hiljem, aga 23. aastal Saaremaad ei vallutatud, aga saarlased saatsid selle sakslasest pantvangi tagasi, mis sai nendest 7 kõrgest soost taanlasest ei ole mitte midagi teada, seda enam rohkem mitte kuskilt tegelikult ei mainita. Ning võib tegelikult arvata, et sõlmiti uus lepe, nagu ma ütlesin, domineerisid saarlased. Ma ei taha mitte öelda, et saarlastest said taanlaste sõbrad või kuidagi, et nad kuidagi väga oleksid, nendest oleksid tõeliselt liitlased saanud, aga tõenäoliselt pidid nad üksteisega arvestama ja tõenäoliselt olid neil mingid lepingulised suhted ja see oli ka täiesti mõistlik tolluses olukorras, nii Saaremaa poolt vaates, realistlik olukord, üksinda nad ei oleks vastu pidanud, küllap nii-öelda suhe Taani kuningaga, leping Taani kuningaga oleks ka reaalselt nüüd tagantjärgi vaates olnud nende jaoks kõige parem variant. Taani kuninga poolt, ilmselt eelistati ikka teisi kristlasi ja nii edasi, nagu see olukord 22. aastal oli, aga 1222. aastal oli Taani oma võimu tippus ja kahjuks see kohe lagunes, sest kuningas koos troonipärijaga võeti pantvangi ja alates 23. aastast oli tegelikult Taani huvides hoida suhteid saarlastega, sest nende positsioon Liivimaal oli ikka niivõrd nõrgenenud, et tegelikult nad ei oleks olnud enam vastased saarlastele. Nii et siin on mitmed sellised poliitilised mängud, millest täpsemalt aruteludeks kuluks kindlasti palju rohkem aega. On teada, et 1225. aastal näiteks Läti Henrik paneb mitmel juhul saarlasi ja taanlasi just nagu ühte patta, et ma ei tea, nad olevat saarlased ja taanlased olevat rüüstanud Virumaad ja et läänemaalased otsisid kaitset saarlaste ja taanlaste vastu. Ja sellest ei pea tegema järeldust, et toimusid mingid ühisretked nüüd, eks ole, aga just, et neil ilmselt omavahel olid mingid lepped olemas. Ja ei tasu ikka unustada, et see 25. aasta, mis saarlaste käes olid ju taanlastest pantvangid suure tõenäosusega, eks ole. Nii et juba see ütleb midagi. Ning muidugi 1225. aastal ka, kui saabub paavsti legaat Liivimaa või Eestimaale Liivimaale, siis ju tulevad saarlased nagu teisedki nii-öelda rahvad legaadiga kohtuma ja Henrik hõiskab, et rahu on saabunud maa peale ja jääb siuka mulje, et pole enam midagi nii pahad need saarlased. 1227. aastal, aga teatavasti olukord jälle muutub või õigemini mitte siis ei muutu, vaid juba Taani juba eelnevatel aastatel nõrgenes ja lõpuks viis see siis selleni välja, et 1227
nii-öelda sakslaste ühisvägi vallutab Saaremaa ja nii-öelda teeb saarlastest oma vasallid ning sellega loomulikult täiesti loogiliselt kõik lepingud, mis võisid ka varem olla taanlastega, pidid kaotama oma kehtivuse, sest kui ollakse nagu piiskopi vasall, siis see tähendab ilmselgelt, et oma sõjaretked ja oma lepingud tuleb koos kõlastada oma senjööriga. Ning nii-öelda viimaseks teateks siis saarlaste iseseisvusest on see kuulus kiri, mis siis varsti peale Saaremaa vallutamist saadavad Riia sakslased Lübeckisse. Lübeck oli sel hetkel sõjas Taaniga ja Lübeck olla palunud saarlastelt abi ja siis ordumeister ja piiskop vastavad saarlaste nimel seletavad olukorda, mis on täiesti loogiline tegelikult, et nüüdsest saarlased on nende vasallid ja et kõik nii-öelda välispoliitika tuleb nendega koos kõlastada. Kuid ometigi jätab see siis väga selge pildi sellest, et kuidas saarlased maailmaga suhtlesid ja need lepingud minu arust ei ole sugugi mitte kuidagi viisi võimatud. Kui samal ajal peeti kirjavahetust, koostati kirjalikke lepinguid, tõenäoliselt siis ladina või saksa keeles, siis ma arvan, et me võime näha saarlasi kui täiesti arvestatavaid tegijaid 13. sajandi, eriti esimese poole poliitikas. Ma ei läinud väga üle. Ei.